nüüd teine osa. Ma vaatasin, et teeme selle natukene ringi ja parandame mõned vead ära. Nüüd on see, et see positiivne pall on ilusti, läheb kanvase sisse, aga see negatiivne pall võib minna kanvasest välja, kuna alguseks on 0 ja ka raadiusega ta läheb, võib välja minna oma sellest, selle kanvase piirjoontest. Et võtame siit kummalise palli raadiuse, paneme sinna asemele ja vaatame, et ta on negatiivne pall. Sama teeme siin selle alumise nulliga. Kus ta nüüd kadus? Seda ei ole. Igaks siia ja see läheb siia. Ja see negatiivne pall läheb selle nulli asemele. Siis me kindlustame, et ta ei liigu sealt, vähemalt meie kanvasalast ei lähe välja. Viskame nullid minema. Ja üks asi, mis ma vaatasin, et viskame nüüd ka minema. Niisugune. Et kui meie oma palli sinna paneme, asukoha küll jah, võime sinna jätta. Et võetakse selle suvaline asukoht mängu aluseks, sellega algab. Ei, võtame kõik, võtame oma palli üldse välja, et las ta olla eraldi. Ja ei anna talle suunda ja asukohta, lihtsalt läheb sinna, kui läheb. Pärast paneme lihtsalt oma palli liikuma ja siis saab, aga need teised las nad liiguvad mööda ekraani ringi. Nüüd on see, et meil vaja, et kui alguse nuppu vajutame, siis hakkab meil mäng käima. Võtakse globaalne aeg, mis meil oli 10 sekundit, hakatakse 0 lugema ja minu pall hakkab ringi jooksma ja saab teisi palle taga ajada. Nii et kõigepealt võtame disainis, mis meil nimi selle alguse nupul, alustanupp, nimetame ringi, et ta on ikka alguse nupp, alustanupp. Kui alustanuppu vajutan, siis hakkab meil aeg tööle. Mänguaeg hakkab tööle ka. Ja ta on disablitud. Siis paneme, vaatame. Paneme see kõrvale. Et kui alustanuppu vajutan, siis hakkab minu kell jooksma. Kõigepealt paneme, et mängu kell hakkab tööle, mänguaeg. On mänguaeg. Loogikalt otsime üles, et ta pannakse tööle. Ja nüüd on see, et kuna ma tahan, et minu liikumine oleks ka protseduur, et nagu ta oleks ühes kohas liikumine paika pandud, siis kui minu palli kell käib, siis minu palli X, Y muutuvad vastavalt sellele, mis ma kallutan. Mis minu pall oli? Minu pall. Z, X, Y. Z. Teeme sellest kui duplikaadi. Meil on vaja mõlemad, nii X kui Y-it. Nüüd on see, et sinna vaja panna nüüd üks korrutustehe. Ei, mitte korrutus, liikmine. Matemaatikat. Hakkame ka pärast kallutusandurit andmeid nagu korrutama, aga alguses võtame liikmise. Liikmine. Võtame hetkel oleva palli asukoha. Hetkel ole minu palli X-i koordinaat. Sellele nüüd liidame otsa korrutuse. Me korrutame
mingid numbrid kallutusandurilt on saadud väärtusega. tõstame siia poole, et üks hunnikus ei oleks. Esimeseks läheb kallutusanduri X-i komponent ja korrutame mingisuguse numbriga, et seda võite pärast muuta suuremaks, väiksemaks, et fall nagu liiguks ühtlasemalt. Ja -10 näiteks. Teeme sellest duplikaadi, tõstame siia ja nüüd vahetame ära, et ei ole X-i komponent on, aga Y-i komponent muutub meil. Ja siis on siin positiivne, muidu ta liigub vales suunas. Nüüd vaatame järgi. Nüüd on see, et kuna taimer aeg tiksub iga sekundiga, siis kui tööle panete, siis te näete, et iga sekund alles mul see liikumine muutub. Siis selle jaoks, et oleks meil mänguaeg ja liikumise aeg eraldi, plokkide alt ma muudan natuke ringi, et meil ei ole mänguaeg, mis jookseb, aga meil on liikumine. Ja siin ka, et kui teen klõpsu liikuma, siis hakkab liikumine tööle. Ja nüüd selle liikumise ajaks, mitte enam ei ole, see liikumise aeg on, liikumise kell, ei ole enam sekundiga, peaks olema nüüd 1000. Et iga 100 millisekundi tagant vahetatakse, võetakse asukoht. Kui 100 millisekundi peale paned selle, siis on täiesti korras pall jookseb, liigub sinna, kuhu ta ise nagu me kallutame. Just see pärast võite, kui tahate kiiremini panna, siis panete kas selle aja kiiremaks või võtate siit nendest plokkidest, panete liikumise kiiremaks. Nüüd, kuna see pilt läheb pidevalt eest ära, kaob mul kuskile, siis ma teeme ühe triki, et see pilt jääb kogu aeg ette ja ta kaotab ühendust ära. Selleks on meil vaja juurde võtta notifier. Notifieri tõstad ekraanile. Mis see notifieriga teha tuli? Mis ta on nüüd? Meil on notifier, aga nüüd on, et iga 10 sekundi tagant või vähemalt sinna kanti tõstaks nagu teavitaks tühja kohta, et ta ei läheks tumedaks meil. Selleks meil on vaja kella, mis iga 10 sekundi tagant tööle hakkaks. Võtad kella, tõstad ekraanile, paneme talle lihtsalt nimeks ja jääb klokk 1. Siis meil on lihtsalt vaja, et ta kutsuks iga 10 sekundi tagant esile selle sündmuse. Mitte enam 1000, aga 10 000. Ja las töötab. Võtan ka, et
ainult siis, kui mäng töötab meil. Võtame plokid tagasi ja paneme siia ka, teeme sellest duplikaadi, nuppu võtame, aga siis läheb siia klokk 1. ja nüüd, kui see klokk 1 töötab, kui tiklub iga 10 sekundi tagant, siis tuleb meil, kutsume siia alerdi, show alert. ja notice ütleb meile tühja kohta, ütleb meile mitte midagi. Hetkel on tal küll värvid küljes, aga võtame disaini alt selle notifier'i, peal võtame taustavärvi ära ja teksti värvi paneme ka nonne'i. Siis ta ei tule meil ette hüppama sinna. Ja nüüd plokid tagasi. Paneme uuesti mängu tööle, vaatame, kas saab rohkem kui 10 sekundit. Ja täitsa töötab, ei kao pilt kuskile. Aga nüüd millegipärast roheline positiivne pall ei liigu. No, kuna meil ei ole positiivsel pallil suund, heading on, aga speed ei ole. Kuna negatiivs on 2 speedi, paneme selle siis positiivse palli speediks. Muudame korraks tahvli peale ekraani. Näeme, stuudio tahab ka tööle. Nüüd kõik 3 palli liiguvad ju. Alusta nuppu võetad, siis hakkab minu pall liikuma, saab teisi tagada. Nüüd peamegi tegema loogika, et mis juhtub, kui mänguaeg töötab ja mis juhtub, kui mina lähen vastu teisi palle. Laske kõrvale. Nüüd kõigepealt ma ütlen, et kui võtame allapoole, kui minu pall põrkab vastu näiteks kui põrkab vastu positiivset palli, see oleks loogika, kuid meil on if'i vaja, mitte loogikat, aga kontrolli, kui ja kui collide feed, otsime ülesse. Meil on vaja nüüd sinna võrdust ja võrdleme ka võrdust matemaatikalt. Vaatame äkki loogika võrdus. Jah, loogikaline võrdus. Kui see pall, mille ma kokku põrkan, on näiteks positiivne pall. Positiivne otse. Siis minu raadius suurendatakse 1 võrra ja pannakse 1 punkt juurde. Et kõigepealt muutad. Muuda skoori matemaatikas alla on siis liitmine. Liidame skoorile, olemasolevale skoorile 1 juurde. Siis muudan enda raadiust 1 võrra suuremaks. Palli raadius. Z-raadius. Jälle see on liitmisest duplikaadi, muudame lihtsalt teksti ära. Seda mul ei ole vaja. Võtame hetkel oleva minu palli raadiuse. Minu pall, raadius.
ja liidame talle lihtsalt ühe otsa. Sellega kokkupõrkes positiivse pälliga ma lähen ühe võrra suuremaks. Just see, paneme nüüd nii, et kui on kokkupõrge, siis meil see roheline pall visatakse kohe kuskile mujale, antakse talle uus kiirus, uus suund. Et teeme ülevalt poolt kohe sellest duplikaadi, muudame ära siin roheliseks palliks. Üle see, paneme roheline, positiivne, et meil annab punkti juurde. Nüüd teeme X komponent. Ja olemas. Nüüd paneme selle suvalise suuna. Võtame üle mõne suunast, kus on positiivne palli suund oligi. Võtame siit duplikaadi paneme alla. Ja paneme siis suvalise kiirusega ja speed. Ja nüüd on vaja panna, et uuendatakse meil ka kohe seda punktisilti. Et punktisildi tekstiks läheb nüüd globaalne skoor. Tulemus. Nüüd on tulemus, kui on positiivse palli kokkupõrge. Paneme nüüd juurde, et kui on negatiivse palli kokkupõrge. Lihtne, siis teeme sellest duplikaadi. Tõstame siia alla, et muudame lihtsalt ära need pallid. Enam positiivne, on negatiivne, enam ei liida. No võime liita küll, aga liidame nüüd miinus ühe juurde. Ja minu palli raadius, liidame miinus ühe. Väiksemaks. Siis negatiivne pall visatakse kuskile mujale. Nii lihtne see ongi. Ja negatiivse palli antakse suvaline kiirus, suvaline tulemus. Proovime järgi, vaatame, kas töötab. Suurendab. Ja läks, nüüd on üks koht, mida tuleb jälgida. Vaatame, on punasel uuesti ennast pihta. See võib juhtuda, et kui saad negatiivse palliga liiga palju pihta, siis sa läheb omadega negatiivseks. No võtame kiirelt, läheb liiga kiireks asi. Võtame kiirus määr. Et speed 360, aga kuskil 30. Nii mõlemal 30. Sest praegust jooksevad suvalisse kohta väga suure kiirusega. Suurendab, mõtled suuremaks, vähendab ja toimub. Nüüd on see, et kui meil see puudume kokku kummalise palliga.
mitte negatiivne, mitte positiivne, aga kummaline. Siis minu palli tõstame korraks kõik välja. Suurusi muuta. Minu palli seda pole vaja. Raadiust ei muuda. Ja seda pole vaja. Nüüd on vaja, et minu pall lisatakse suvalisse kohta taas. Ja suvalisse minu pall. Ja minu raadius, muidu mingi hetk läheb raadius väga suureks, siis on vaja, et oleks. Tulemas, nüüd on need kolm asja. Kui ühega nendest kolmega kokku puutun, ühega suurendab, ühega vähendab. Ja kummalise palli lisatakse mingi suvalisse kohta. Jah, töötab täitsa olemas. No on see, et paneme omal mänguajaga, muidu me lihtsalt jookseme mööda platsi ringi ja teeme mida iganes. Selleks otsime hea tühja koha, kuskil lõpus hakata voodi panema. No on see, et alustab, kus meil see algas. Liikmine algab ja siia paneme, et mänguaeg hakkab ka jooksma. Mänguaeg läheb ka enable'iks. Mänguaeg. Teeme lihtsalt ühes koopia, duplikeedi paneme alla ja muudame ära, et ta on mänguaeg. Ja mängu hakkab jooksma. Nüüd, kui mänguaeg jookseb, mis see mänguaeg on? Kui mänguaeg meil jookseb, siis on meil vaja kontrollida, et ta oleks meil suurem nullist. Matemaatika. Jah, matemaatikast saab kätte need suurem, väiksem. Matemaatika. Meil on siis võtta globaalne aeg. Mänguaeg, kui see on suurem nullist, kui on muidugi väiksem nullist, siis on mäng seisab ja mitte midagi ei toimu. Kui on suurem nullist, siis meil kell tiksub allapoole. Seda on, et aeg tiksuks allapoole. Globaalne mänguaeg. Iga sekund võetakse tal üks vähemaks. Matemaatika lahutamine. Matemaatika. Võtame olemasoleva ja lahutame maha ühe. Üks. Nullist olemas. Nüüd olemasolevat aega. Paneme ajasildi sisse. Nüüd ajasildi tekst. Tekstiks läheb meil mänguaeg. Duplikaadi paneme tekstiks. Ja meil, kui mänguaeg jookseb, siis meil jookseb ka liikumisaeg.
liikumise kell jookseb. Siit võib külalt võtta kõik need tead duplikad. Meil on, saab allapoole viia. Titanic või Room. Meil on ka olemas. Ja nüüd paneme juurde natuke, kui mis siis juhtub, kui mänguaeg on väiksem 0-st. Kõigepealt teeme liiklusest duplikadi. Liikumine pannakse seisma. Teeme duplikadi. Kõik kellad pannakse põhimõtteliselt seisma. Mänguaja selle paneme ka seisma. Seda see falsiks. Mis veel on? Nüüd toome nähtavale tegelikult selle, kus meil on need peidus nime kirjutamine. Ta peaks siin all olema, aga ta meil mille sees on olemas ja see, kus on punkti tekst ja punkti silt. Hetkel on ta mitte punkti sees. Meil ei olegi seda praegust. Me ei olegi pannud sinna. Kui mäng töötab, siis meil ei ole näha nimekasti ja nuppu, et salvesta. Paneme selle kiirelt ka siia juurde. Paneme see kõige alla. Kõigepealt läheb horisontaalne joondus. Sinna sisse läheb nupp, tekstikast ja nupp. Võtan. Väga ekraani tööta, võtame väikseks, siis saan juhtida alla panna. Ja tekstbox. Tekstbox. See on korraks. Siin on ringi tõsta. Ei anna. Peab pildi väikse teha. Tekst. Kus ta nüüd on? Võiks muidu olla. No vaat siia. Ja vahetame ringi. Selle esimeseks. Ja selle nupu nime sisse läheb salvesta. Muudan nimed ka. See on blokk. See on nimekast. See on salvesta nupp. Ja pidame kohe seal salvesta ploki ära. Et siis kui mänguaeg läbi saab, siis tuuakse meil see välja.
salvestab seda on veel seal. salvestada ei ole nähtaval. nii kui läbi saab, tuuakse nähtavale. Jah. ja muidugi see juurde, et kui me tuleme lehele, pole veel nagu mängu lõpuni teinud, siis peame selle salvestada nupp ära peitma, nii et selle teeme duplikaadi ja paneme sinna üles, kus oli see koht, kus meil algab kõik. Otse. Siin kohe tullakse, peetakse kõik ära ja asi korras. Vaatan praegu järgi, kohe lähme teisele lehele. Lähme mängu tagasi. False, nüüd on peetud. Vaatame, lähme lehele. Muidu tõime uuesti nähtavale. Peetud. Alustame. Ta hakkab 0 lugema, 10 sekundit. Tuli tekst nähtavale, asi korras. Nüüd on see, et kuidagi ajas käib liiga kiirelt mänguaeg. Võtame disainist, vaatame üle, mida see mänguaeg meil teeb. Mänguaeg 500 millisekundit. Ikka sekundisse, mitte pool sekundit. Olemas. Alustame. Ta jooksin nulli. Teeme, et kui mäng läbi saab, siis peatame kõik pallid ja kõik vidinad, mis on ekraanil, kõik pallid paneme seisma. Kõige lihtsam teeme protseduuri. Seiskame. Kõigepealt positiivse palli. Peidame ära. Kummalisi peidame ära. Kõik pallid peidame ära. Enda palli paneme ka peitu. Ja mängu lõpus kutsume protseduuri esile lihtsalt. Kui aeg läbi saab, on kõik. Nüüd meil on vaja protseduuri, mis kõik tagasi tooks. Ja
siis tuleb taastada. Alustame. Ei tööta. Nüüd taastan. Ja kui on mäng hakkab, siis me taastame ja peidame ära ka selle salvestusbloki. Olemas, töötab. Nüüd on üks asi, meil on tegemata jäänud, et taastan, et mul negatiivne pall liigub ainult kahes suunas. Paneme talle ka headingu. Ta on kuidagi jäänud meil puudu. Heading on 360, kiirus on 360, 20, 30. Muidu ta pani suvalisest suunast suvalisse kohta jooksma. Kui nüüd mängule tuleme, et kõik ikka lähevad teisest suvalisest suunas jooksvad. Jah, kui alustan, jah, kõik töötab. Kill jookseb 0. Kõik seisab. Alustan. Kõik jookseb edasi. Olemas, see koht töötab. Nüüd on meil järele jäänud ainult salvesta. Ja salvestanud. Salvestuse jaoks on meil vaja andmebaasi. On disainid, võtan Sun, veel ei ole storage'it. Sense, mitte sensorid, storage ja TinyDB. Ja nimetame ta ka ringi, et siin me teame, et TinyDB on ta on baas. Võtame jälle plokid. Nüüd kui salvesta nuppu võtame, siis mis siin viitab? Viimad endama. Nüüd kui salvesta nuppu võtame, kus see salvesta nupp meil on siin, salvesta nupp, kui klikan, siin meil kutsutakse andmebaas, kus meil pallibaas on. Salvestame sinna andmeid. Nüüd tagiks läheb kõigepealt meil nimekastis olev tekst. Nimekasti tekst. Nimekasti tekst. Siis aga kui ma tahan siia natuke rohkem andmeid
salvestades ma panen siia teksti, mul on vaja joinida natukene teksti ja mul on vaja rohkem teksti. Otse. Mul on vaja, et nime ja punktide vahel tuleks mingisugune tekst. Kõigepealt selle järgi nagu otsitakse, aga kuvatakse mul seda, mis on väärtus. Teeme duplikaasi. Panen siia. Nüüd teeme siia stringi juurde. Paneme vaheteksti. See on vahetekst, mis tuleb nime ja punktis oma vahele. Ja siia nüüd läheb, kuna kogumisskoor jooksid punktisildi sisse ja mängu lõpetas enam seda ei uuendata, siis ma võtan punktisildi teksti, punktisildis oleva teksti võtame andmebaasi. Olemas. Ja kohe tegelikult ei, las jääb siia. Ei lähe sinna salvest tulemuste lehele. Sellega on meil asi salvestatud. Nüüd on meil vaja veel teha taastanup. Reset põhimõtteliselt see, mis on siin all nurgas, et kui sa ei taha salvestada, vajutad lihtsalt olust uuesti ja hakkab mängu otsast peale. Lähme moodulitesse, plokkidesse. Meil on see nupp, et nagu reset nupp, kui seda klapsib. Reset, kui klapsib. Siis kõik lihtsam on reset. Paneme kõik peitu ja toome kõik tagasi. On see protseduur. Kus oli taastame. Kutsume selle kõigepealt välja. Siis punktisildi paneme, tühendame ära. Punktisildi tekst läheb meil tühjaks. Panen nulli. Mitte tühjaks, aga panen tekstiks läheb null väärtus. Null. Edasi aja. Mänguaeg. Seal läheb 10, see mis alguses oli. Vaatame, kas hakkas tööle. Tühendame jälle kahvliga. Vaatame, mille pärast kaotas eraühenduse. Vastame. Vastame.
Tegelikult neil seda reset-nuppi üldse vaja ei olegi. Meil on üleval nupp alustada. Ja sellega saame kõik sama asja ära teha. Läheb muidu tüütuks. Kus alusta nupp oli? Alusta nupp. Lihtsalt siia paneme juurde nüüd, et punkti nupp läheb nulli. Punktid. Vaatame punktid. On kas nii kiirelt läbi, et jõuab palliligi järgi. Mis kõik lisab. Alustavad on. Olemas, kõik töötab. Vaatame, kas salvesta töötab. Mul on mingi nime. Salvesta. Ja pärast salvesta nuppu tuleb see asi ära peita ja kui salvesta nupp klikin, siis me peame ära peitma selle salvesta ploki. Ja, alustame. Loeme lehte uuesti, et hakkab kõik jälle nullist peale. Muidu jääb klaviatuur sinna tolknema. Ennem kui edasi läheme, teeme ühe paranduse. Kuna meil on alusta nuppu all juba resetid olemas, siis viimane alust uuesti selle võib ära visata. See reseti nuppu delete ära. Nüüd edasi lähme siis tulemuste lehele. Et kui meil on juba andmed salvestatud, mis nende tulemustest saab. Kõigepealt panen horisontaaljoonduse back nuppu tekitada. Horisontaalne joondus. Paneme paremale kõik üles, taustavärvi ei ole. Kõrgus automaatne ja laius paneme serva. Ja nüüd siia sisse läheb meil button. Ja nupu nimeks läheb siis tagasi nupp. Tagasi nupp, teksti viskame sealt ära ja paneme sinna pildiks noole. Kus ta meil oli nool tagasi? Jah, olemas. Nüüd järgmiseks võib panna sildi, kas ta olla vasakus servas. Tulemused.
paneme fondi suuremaks, 50. No muidugi ilus oleks panna mingi fond, teha mingi pilt panna, aga teeme kõigepealt lihtsamalt, paneme tulemused. Ja järgmisele paneme siis, paneme horisontaaljoonduse, tõstame tulemused sisse ja meile paneme siia vahele ühe tühja sildi. Ja sinna järgi paneme nupu, et tulemuste tabeli saaks tühjaks teha mingi hetk, kui vaja. Teine silt laiuseks paneme talle mingisuguse suvalise 200 pikslit näiteks. Mitte kõrguseks, sorry. Laiuseks oli vaja. 200. Piisab. Ja nüüd teksti võtame sellelt sildilt ära. Ja nupu nimeks läheb nüüd meil tühjenda andmebaas. Tühjenda baas. Siis tekstiks kustuta andmed. No teeb andmebaasi tööks. Olemas ja selliselt horisontaaljoonduselt võtaks ära ka taustavärvi. Sest kui me paneme mingi hetk pildi sinna taustaks, siis on ta olemas seal. Ja nüüd kõige alla läheb siis list view, kuhu meil hakkavad tekkima tulemused. Selle võin panna ilusti taustavärvi paalid ise minna rohelise. Siis, mis siin veel on ilusad? Elementide värv on siniseks, muudame igast värv, fondi suurus 33 näiteks. Fond paneme midagi siia, kõrgus, automaatne, laius, paneme, et servast serva oleks. Siis põhitekst, orientatsioon on horisontaalselt joondame. Seletusid ei ole, teksti poolt ei ole. Mida siin veel saab muuta? Vahejoone paksus 2. No. Nurga raadius 20. Edasi. Raadius 20, vaatame, kuidas ta välja näeb. Laius, kõike võib pärast muuta, aga vaatame, et meil asi hakkaks kohe alguses tööle. List view-le jääb, tühjend olemas. Ütleme, ühte asja meil veel. Kuna meil on tulemused salvestus andmebaasi, siis siin on ka meil andmebaasi vaja ja meil on vaja seda sama TinyDB. Nüüd on see, et need peab olema täpselt ühesuguse nimega. Siis ta saab ilusti aru, kus kohast andmed saab ja mis sealt tuleb. Et lähme sinna palli lehele tagasi ja vaatame, mis selle andmebaasi nimi meil oli. Punktibaas. Võtan sellest koopia. Namespace oli pallipunktid. Lähme uuesti edetabelisse. Kus meil on? Rename'in. Punktibaas. Ja namespace oli pallipunktid. Nüüd see. Ilma tõiguta. Pallipunktid. Kontrollime üle, kas ikka on samad nimed. Pallipunktid. Täiesti õige nimi. Edetabel. Nüüd paneme koodi natukene. Teeme kõigepealt andmebaasi tööks. See on kõige tähtsam asi, et kui selle tühjenda baasi peal klikk tehakse, siis kustutatakse sealt seest kõik asjad ära.
andmebaas ja siin on andmebaasi koht, siin on kohe clear all, tehaksegi asi tühjaks. Nii lihtne ta ongi. Nüüd, miks ta siin tervab, mille peale? Ei tea. Tühjenda baas, punkti baas, clear. Nüüd on vaja see, et kui me siia lehele tuleme, ta kohe näitaks meile tulemusi. Eks on see vasak lehe nimi, kui on initsialiseeritakse, siis meil on vaja sellist asja nagu muutuja. Ja meil on vaja, et kui initsialiseeritakse lehte, siis on meil vaja teha üks muutuja ja üks kohalik muutuja. Põhimõtteliselt on see, et võtame andmebaasist nimekirja andmetest, kõigepealt teeme tühja listi, siis sinna sisse võtame andmebaasist andmeid ja tekitame tühja listi sisse elementi loendi. Eks meil vaja kõigepealt muutujat, paneme tal nimeks tulemused. Teeme sellest kõigepealt tühja listi, võtame üles vasak list, create empty list, teeme tühja listi. Nüüd on meil vaja tekitada Nüüd on vaja siia hakata neid tühja listi sisse panema andmed. Ja kuna andmebaasis on neid mitu rida võib olla, 10, 20, 30, siis on meil vaja need kõik, kui on mitu rida, siis me kõik on vaja läbi lapata. Selleks on olemas kontrolli all selline asi nagu for each, mitte see, for each item in list. Iga elemendi kohta listis. Me võtame iga element listis. Nüüd siia meil on vaja võtta andmebaasist kõik need tagid, mis meil andmebaas on, tühja andmebaas. Mitte tühjand andmebaas, see on andmebaas. Meil on vaja get tag, need tagid. Võtsime kõik need tagid sealt, millega salvestasime, teeme nendest listi ja paneme neile need andmed külge. Vaata, kuidas välja tuleb. Teeme tagidest ühe listi. Nüüd võtame selle listi lahti vasakult ja võtame add items to list. Kõigepealt, mis asju me sinna paneme, kuna meil on muutuja tulemused, siis võtame tulemused. Ja mis need tagidega seostub, on see väärtus, mis me sinna enne panime, et save value. Ja nüüd on vaja see value sealt kätte saada. Ja selle saab kätte jälle andmebaasist. Ja kui on olemas get value tag olemas. Tulemused olemas, get value, nüüd võtab sealt väärtused. Ja nüüd sealt väärtusteks on listi elemendid. Ja nüüd siia panna, kui on tühi, nagu näiteks tag ei ole või väärtust ei ole, salvestada lihtsalt nimega, siis tekib sinna lihtsalt punktiir järgi. Sellega kõik need elemendid võetud. Peame nüüd panema kõik need elemendid, mis meil on kuskil virtuaalses listis, panema meil olemasolevasse sellesse list view'sse iga elemendi, ära reastanud. Võta list view, vasakult otsi üles selline asi nagu list view, võtame suvalise neid nimesi muutusid. Meil on vaja tõstada sellesse initialize locali sisse. Ja meil on vaja panna listi view elementideks pannakse. Ja selle elementideks lähevad need kogu see tulemuste loend, mis me siin andmebaasist oleme kätte saanud. Ja sellega peaks olema meil ilusti andmebaasist kõik need tulemused kätte saadud. Ja meil on üks nupp veel.
tagasi nupp on meil veel. kui tagasi nupu peal klõpsu teen, siis viiakse mind, viime esilehele. Tagasi nupu peal klõpsu teed, siis kontrolli alt, et avatakse uus ekraan ja esilehed olemas. Sellega peaks nüüd mäng töötama. Nii edetabel. Kui sa mängu katsetad, siis selline asi nagu, kus palju on? Aeg. Kui sa alusta nuppu vajutad, et mänguaeg. 10 on just katsetamiseks päris hea, aga mängimiseks on 10 väga lühike. Siis selle pead nagu muutma suuremaks numbriks, et oleks nagu ikka mingi tulemus ka. Sest 10 sekundiga 3-4 palli saab kätte, siis ongi kõik, see ongi mäng läbi. Nagu kuskil 50-60 sekundit, minut. Vaatad, kuidas siis toimub. Sellega on selle oma kõik. Järgmiseks võtame selle kallutuse. Et kui sa tahvlit kallutad ühele poole, siis meegi jookseb ühele, kui kallutad teisele poole, siis jookseb teisele. Ja kui katad selle valgusanduri ülevalt tahvlilt kinni, siis vaatame, taustapilt läheb äkki öösse. Seda vaatame kõik siis, kui hakkame kallutust tegema. Ja ongi kõik.